Tuule, tuule päevakene, tuule päevakene, vii mind välja aasa pääle, vii mind välja aasa pääle. Sinna, kus on kuldseid põlde, sinna, kus on kuldseid põlde, sinna, kus on hainalõhna, sinna, kus on hainalõhna. Kõrte helly sahisema, kõrte helly sahisema. Sär on rüve lillipessa, sär on rüve lillipessa. Head Märjamaa inimesed, head külalised, head tantsijad, lauljad, pillimehed, head korraldajad ning head sündmusest osasaajad. Tere tulemast Märjamaa 16. folgile ja 24. Märjamaa päevadele. Kus siis veel saaks selline sündmus toimuda, kui mitte Märjamaal? Ainult sellises kohas, kus kolmandik inimestest tantsib, teine kolmandik laulab ja kolmas kolmandik mängib pilli, kus on andekad tantsu, laulu ja pillimängu õpetajad, saab selline kultuurisündmus toimuda ja seda juba pikka aega. Folk 16. korda ja Märjamaa päevad 24. korda. Juba teist aastat järjest oleme tegutsemas eritingimustes. Ehk siis tingimustes, mida paraku dikteerib koroonaviirus. Õnneks ei ole selle haiguse tõttu meie kultuurisündmus ära jäänud. Küll aga on valmistanud raskusi korraldajatele sellega, et kas haigestumiste suur arv ikka laseb üritust läbi viia ning kuidas ära hoida võimalikku haiguskolde tekkimist. Ning loomulikult on see takistanud erinevate piiritaguste kollektiivide osalemist meie folgi. Mida põnevat pakuvad need 4 folgi päeva? Kahtlemata leidub erinevaid sündmusi igale maitsele, noorele ja ka vanemale inimesele. Võimalik on nautida koorilauljate ja rahvatantsijate kontserte nii Märjamaa kui ka külaliskollektiivide esituses Keskväljakul. Samuti erinevate ansamblite kontserte. Toimub laste- ja noortepäev. On võimalus osaleda ekskursioonil Sillaotsa talumuuseumi. Tegutsevad erinevad töötoad, spordivõistlused eelkooliealistele, koolilastele Märjamaa staadionil, ööorienteerumine. Samuti on ette nähtud ka spordivõistlused täiskasvanutele. Toimub käsitöölaat, kirbukas, lemmikloomanäitus, vanade raamatute müük. 3. päeva õhtul on rongkäik, peakontsert Simmaniga lauluväljakul ning 4. päeval Märjamaa valla 18. lõõtspillipäev Uusneeva talus Valgu külas ning August Urri kontsert Ohukotsu küünis. Lisaks sellele tasub kindlasti külastada Märjamaa rahvamaja liigaleriis üles pandud Märjamaa 2020-2021 fotopäevade fotonäitust. Ka on üle Märjamaa valla avatud kodukohvikud, kus tasub ennast hea ja paremaga premeerida. Valik festivalil on mitmekesine ning selle eest tänan ma Märjamaa rahvamaja toimekaid inimesi ja kogu korraldajate meeskonda. Soovin teile vastupidavust ja energiat kogu selleks 4 päevaks. Nüüd aga palun siia festivali lippu heiskama Märjamaa festivali idee autori Kalev Järvela, kes tähistas möödunud aasta lõpul oma 60. sünnipäeva. Tahan üle anda veel ka Märjamaa vallavalitsuse tänukaarti
pikaajalise südamega tehtud töö eest rahvakultuuri hoidmisel Märjamaa vallas. Kalevile. Kuulutan Märjamaa 16. olgi ja 24. Märjamaa päevad avatuks. Järgnevalt palun siia Märjamaa vallavalitsuse haldusosakonna juhataja ja konkursi Kaunis kodu 2021 komisjoni esimehe Margus Vaheri. Hea Märjamaa valla rahvas. Märjamaa vallas on ilus elada ja me saime järjekordselt oma komisjoniga selle kogemuse, et kauneid kodusid tuleb üha juurde. Rahvas saab Märjamaa vallas üha jõukamaks. See tähendab seda, et meie visiitkaart, me ei pea oma visiitkaarti külaliste ees häbenema. Märjamaa valla rahvas on läinud ka julgemaks ja enesekindlamaks, et ta kutsub oma kodu ise meid vaatama. On ka häid naabrinaisi ja sugulasi ja sõpru, kes saadavad siis meie komisjoni kaunitesse kodudesse. Aga enamuses rahvas kutsus meid ise kohale. Ja sellel aastal me läbisime 17 kaunist objekti. Ma ütlen objekti sellepärast, et kõik ei ole kodud. Ja ma tutvustan teile siis, kes nendest 17-st need kaunid kodud välja valisid, et see komisjon ei ole väike. Komisjoni koosseisus oli siis Tiina Kill, Meelis Välis, Kirsti Mau, Reet Saar ja Margus Vaher Märjamaa vallavalitsusest, Peeter Paunmaa Keskkonnaametist ja külalised Gerda Terestal ja Mati Terestal, kes on Märjamaa valla kauni kodu nominendid, Rapla maakonna kauni kodu nominendid ja ka kutsutud Vabariigi presidendi vastuvõtule kui Rapla maakonna kauni kodu omanikud. Ja kui inimestel on soov osaleda töös, komisjoni töös, mis külastab kauneid kodusid, siis me alati hea meelega nad vastu võtnud. Gerda ja Mati ennast meile pakkusid ja me võtame alati ka teid, kes te soovite meie komisjoni töös osaleda ja Märjamaa valla kauneid kodusid näha, hea meelega vastu. Nii, selle aasta kaunid kodud on siis hinnatud selliselt nagu alati, et kõigepealt me leiame kauni kodu tiheasustuses, siis me leiame kauni kodu hajaasustuses, siis me leiame kauni ettevõtte, leiame kauni korruselamu ja nimetame ära kauni aastaküla. Ma palun abiks siis vallavanema, Meelise, Kairi ja Tiina. Kaunite kodude omanikud saavad väärisroosi, majamärgi, tänukirja ja Tiina Killi kunstiteose ehk foto kaunist kodust A3-l. Selle aasta kaunis kodu hajaasustuses asub Põlli külas. Kinnistu nimi on lusthoone. See on tõesti lusthoone
kus on väga mõnus külalisi vastu võtta ja ise lustlikult vaba aega veeta. Muidugi see on kõik suur kompleks, seal on kõrvalhooned, peahoone, aga see kaunis kodu on nagu selle kinnistu nime saanud siis oma peamise vaba aja veetmise koha järgi. Ja palun siia Virve Pärna ja Priidu Pärna. Tere õhtust, hea Märjamaa valla rahvas. Aitäh Märjamaa valla rahvale selle tunnustuse eest. Märjamaa vallas on tõesti hea ja ilus elada, on tore, et nähakse ka vallaelanike tegemisi. Et meie pere on elanud seal Lustane talus üle 50 aasta ja ma arvan, mis on ühe talukoha taastamise retsept on, et ei tohi kiirustada. Et tuleb hästi aeglasti ja mõnuga taastada ja vaadata ja iga aastaga mingeid kihte lisada. Ja Lustane talu Häärber on ehitatud 1933, et ta oli nõukogudel ajal kaetud õnneks tepplaadi, siis eterniitkatuse ja Soome papiga, et kui sealt neid kihti hakkasid rahulikult eemaldama, siis tuli sealt alt välja üks päris kena eestiaegne Häärber. Nii et rahu ja kannatlikkust, vanad õunapuud võivad olla palju ilusamad kui uued kiiresti kasvavad elupuud, et võtke aega oma kodu taastamisel, siis tunnete ennast seal kõige paremini. Tahtsin selle Lustane talu nime kohta tegelikult öelda, et seda alati küsitakse, et kus see nimi pärit on. Et tegelikult Lustane talu on 140 aastat vana, et Põlli mõisnik müüs selle 1884 päris taluks ja see nimi on tegelikult sellest ajast, et see ei ole mingi 90 aastatel pandud nimi. Ja selle nime versioone muidugi võib olla väga mitmeid ja sõltuvalt ka pererahvast. Aga tegelik põhjus on see, et selle talu peal asus Põlli mõisal lusthoone ehk mõisa arhitektuuris siis paviljon, kus siis mõisasaksad käisid lustimas. Et veel kord suur tänu tunnustuse eest ja ilusaid valla ja päevi ja Märjamaa polki, aitäh! Märjamaa valla kaunis kodu tiheasustusalal asub tegelikult Märjamaa valla piiril, mis on Orgita küla. Ja selle kinnistu nimi on Emma. Emma paistab silma, kui te sõidate Märjamaalt välja ja kui Märjamaa alevi piir lõpeb ehk kalmistu vastas ja üle tee. Ta on hästi lillerohke, kaunilt kujundatud, maitsekas, steriilselt puhas aed. Ja selle kodu on kauniks ehitanud ja kaunina hoidnud Saida ja Rein Unga. Palun. Tänan teid kauni kodu eest. Kiviga mälestuseks. Järgmine on siis kaunis elamu, mis tähendab korruselamut alati meie nimekirjades. Tänavune kaunis elamu asub Märjamaa alevis. Paistab silma selle poolest, et ta on suutnud oma majarahva ühendamisega ehitada endale vanast majast uue ja kauni, uued korstnad, uued vintskapid, uued aknad,
uued värvid ja seda korteriühistut veavad õde ja vend Lea Luhtaru ja Arvo Luhtaru. Palun. Kaunis ettevõte asub jällegi Märja Malevis ja Pärnu maanteel kinnistul number 29. See on Sillametsa talu. Kes teab, et Märja Malevi keskel asub Sillametsa talu üks esindus ehk Märjamaa taimeaed. Taimeaed on välja kasvanud Sillametsa talust, kelle omanik on Milvi Rand. Aga Märjamaa taimeaia vedur on tema poeg Rainer Rand. Palun, Rainer. Üks kivi ka kaasa. Aitäh, Tauni ettevõttest. Ja sellel aastal Märjamaa aasta külaks sai Avaste küla. Kes on käinud Avaste külas, siis ta juba teab, et seal on vägev Avaste mägi ja sellel Avaste mäel on vahva lennuväli ja et sellel lennuväljalt tõusid nõukogude ajal lendu lennukid, mis külvasid Avaste küla põldudele väetist. Avaste küla on silmapaistev selle poolest, et tal on väga vahvad ja kaugele ulatuvad vaated. Kui te olete selle panga serval, siis need viljapõllud, mis seal ees lainetavad, ongi nagu meri. Ja tõenäoliselt see pank ongi kunagine Iidse ookeani rannik. Avaste külas on aktiivne rahvas ja külavanemaks on Toivo Kratt, kes elab sealsamas Avaste külas Rehemehkli talus. Paistab, et Toivo ei saanud täna meile külla tulla. Aitäh teile, kallis Märjamaa rahvas, kaunite kodude eest. Kõik kaunid on kodud, või kõik kodud on kaunid, jah, ma tahtsin seda pidi öelda. Aga komisjon peab olema kriitiline ja valima välja jälle ainult 5. Kõik head teile, ilusat ilma, ilusat suve jätku, häid pidupäevi Märjamaal. Но не сейчас первым. Вы там заранее скажете, когда? Нет, не скажу. Знаете, я буду объявлять, у нас первый танец хоровод дружбы, да? Хоровод дружбы. Второй танец, вы нам читали, танец рукодельниц. Вот они демонстрируют свою красоту, свою работу. Вы переведете или Дарья переведет? Нет, он сам, он умеет по-русски. See on see käsi. Ponimõmme. Ponimõmme, Ponimõmme. понимает. Tšuvassia ise asub Kesk-Volgal, Volga keskjooksul ja tegelikult Tšuvasse on oma vabariigis mitte Tšuvasse, vaid tegelikult elanikkonda on seal 1 300 000, kelles siis Tšuvasse on kusagil 60–70% vahel. Tegelikult on väga väikse rahvusega tegemist võrreldav meiega
ja tegelikult ütleme siis nende keel, mis nad räägivad, kuulub türgi keelte hulka, aga on üks seltskond teadlasi väidab, et tegemist on tegelikult oma keelt vahetanud soome-ugrilastega. Sest tegelikult territooriumi mõttes on see kunagine põline soome-ugri territoorium. Nii, сейчас второй танец. Это работает. Сейчас второй танец, танец рукодельниц. Вот вы сейчас все видите, наши женщины будут вам демонстрировать свои работы. Это танец рукодельниц. Все вышито своими руками, нашими женщинами. Et käterätikutega tants või rätikutega tants ja kõik need tikandid on nad ise teinud. Tegelikult ka rahvarõivad, mis neil seljas on nende endi tehtud. Siis Ivan Julmast, kes tulid moskoviitidega, läksid seal peale, siis tsaari ajal sunniti neid, seal oli islam ka täiesti populaarne ja tsaari ajal sunniti neid väevõimuga võtma õigeusku üle. Osad põgenesid sealt ära, mingi 100 000 Tšuvassi põgenes selle eest Türki. Aga nüüd siis Karmoškaga ja Tšastuškad, nüüd on see, kus siis on improvisatsiooniline teema. Nii, meie järgne külaline tuleb Tallinna linnast. Ansambel Color tegeleb Ukraina kultuuri tutvustamisega ja selle elus hoidmisega Tallinnas. Kollektiiv on tegutsenud 25 aastat ja tal on üle 100 liikme. Kõige noorem on 3-aastane, kõige vanemaid nad ei osanud töötada. Ja täiskasvanud. Siin on üks väike seltskond noori. Kui tegelikult enne ma küsisin naiste rõivaste kohta, aga teate, mind alati huvitab, eks ole, et kes on abielus rõiva järgi, kes ei ole abielus, eks ole. Siis Tšuvassid on kõik abielus, aga siin Ukraina noored tüdrukud on kõik vallalised. Ja mõlema puhul kehtib üks sama reegel tegelikult, et pea peab olema kinni kaetud. Näete, Tšuvassi naistel on suured tanud peas, aga Ukraina tüdrukutel ei ole. Täpselt samamoodi pea tagatud. See on suuremaid tunnusmärke, et naiste rahvastel teha vahet, kes on abielus, kes ei ole, aga see jääbki tegelikult siia rohkem Põhja-Euroopasse. Наш подарок сегодня из Таллина, нашему коллективу 25 лет уже, хореографический ансамбль Color. И мы рады приветствовать и сами быть на этом замечательном празднике. Ну, хороших впечатлений вам! Ma ennem küsisin ka tantsude kohta, et mis tansud on ja mismoodi on ja siis ütles, et ei, neil on seda, neil on teist, neil on kolmandat, et kõike on. Et ma ei saanudki aru, et kas on paaristansud ja kui on paaristansud, kas on ringtansud, haravodid ja on seda ka. Kas on soolosid ka. Et siis ma nagu ütlengi, et näete kõike.
laupäeva õhtused peakontserdi piletid on müügil Rahvamajas sees ja need on täna ja homme on piletihinnad 8 ja 10 eurot ja perepilet 25 eurot, aga ülehomsest on üksikpiletid kõik 15 eurot ja perepilet paisub 30 euro peale. Et selline informatsioon juurde, nii et täna-homme tormake veel neid pileteid ostma. Pealkirjaga Kodus on sinine taevas. Laulavad Märjamaa vallakoori, naiskoor Paula, Varbola naiskoor Astra, segaansambel Ceres, segakoor Rello. Koore juhatavad Maiu Linnamägi, Grete Koik ja Tea Paluoja. Ja ma kutsungi Tea Paluoja siia, kes hakkab ise lisaks kooride juhatamisele kogu kava juhatama. Ei, see on päevakokaitsele, et tule mingi maalis. Ma ei ole ju neid näinud, eks ju. Tere! 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 Nii tore on teid siin kodus näha. Mis see kodu on? Täpselt ei teagi, aga laulusõnu on pandud niivõrd palju ja väga ilusaid paika ja neid me täna teiega koos laulamegi. Võtke oma laululehed lahti. Kodu on üks imeline paik. Alustame Eesti rahvaviis Kallis kodu. Laulavad Märjamaa valla koorid. Juhatab Maiu Linnamägi, klaveril Grete Koik. Soovib veel meiega ühineda, palun. Laval on veel natukene ruumi. Me palume teie ette kodujuttu rääkima. Proua Maiu Linnamägi. Tere õhtust ka minu poolt. Peal tuli mõni aeg tagasi niisugune vahva mõte, et kuna meil on kooride poolt laulmas kodulaulud kõik, et võiks mõned inimesed meenutada oma kodu. Mina algaksin idülliga Hando Runnelilt. Koju, kodus koogilõhnad, puhtaks pestud lapsed ümber laua, lumivalged saunasärgid seljas, roosad põsed, väiksed roosad varbad. Koju, kodus kallid pühad. Koju, kodus kodulõhnad. Koju, kodus kodurahu. Tea enne siin juba küsis, et mis see kodu meile küll tähendab. Nii ilusa kõlaga pehme sõna, millest liitsõnu saab nii häid moodustada. Kodukolle, kodutee, koduhoidja, koduhing ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Minulgi on aastate jooksul väga palju mälestusi oma kodudest
ja neid on õige palju olnud. Aga loomulikult kõige tähtsam on meile ikka see isakodu, lapsepõlvekodu. Minul oli ta Harjumaal Kuusalu külas Laivere talus, kus oli väike, madal palkmaja, laiade räästastega peaaegu maani olid need ja katusel oli muru ja mõni kasevitski kasvas seal katusel. Ja mul olid seal armsad ema Agnes, isa Eeri, õde Marje, koer Sapi, kass Kriimu, oli siga, oli lehm, oli hobune, palju kanu ja meie taluõuel oli ka Kuusalu kolhoosi lüpsikari, sest minu ema oli lüpsja. Ja minu isa hakkas, kui ma veel olin juba kooli läinud, siis minu isa hakkas ehitama uut maja. Ja teate, kuidas ta ehitas? Ta ehitas selle vana maja ümber. Nii et me käisime vahepeal ikka ruum haavil, me käisime vahepeal nagu treppe mööda ühest ruumist teise. Ja uue maja põrand oli nii kõrgel, kus olid vana maja akende alumine äär. Aga see maja valmis sai ja püsib praeguseni veel seal. Meil oli ka suur viljapuaed oli maja ümber. Ja ma nii mäletan, minu kõige suurem unistus väiksest peal oli saada balletitantsijaks. Ma tantsisin seal tikri võõsaste vahel, ma nii mäletan. Ma ise laulsin kaasa, ise mõtlesin tantse välja ja muudku tantsisin, aga aastad olid siis 50. aastate algus ja kus see maapere siis ikka nüüd oma lapse kusagile kooli saadab, ei tulnud mõttessegi. Ja ühte asja ma veel olen hiljem kahetsenud, et siis, kui mul oli kellegi käest küsida, isa või ema käest, kus tuli 40. aastate lõpus ühel taruperel niisugune mõtte panna lastele niisugused nimed. Marje ja Maiu. Praegu, ma just täna kontrollisin, praegu on Eestis mingi alla 400 naisinimese, kellel on Maiu nimeks. Aga kui natukene võõramad inimesed meile külla tulid, siis me olime kogu aeg olime Maie ja Marju. Lõpud olid sedamini. Keegi ei öelnud Maiu ja Marje. Ja pärast, kui kooli läksin, tuli Loksa keskkooli internaat, tudengina Pelgulinnas tädi ühekohaline korter ja siis tuli Märjamaa. Ja minu esimene kodu Märjamaal oli selles samas majas. 3 kuud töökabinetis, õhtul tegin välivoodi lahti, hommikul panin kinni. Ja teised minu kolleegid, tolleaegsed grupikaaslased ütlesid, et kaua sa seal Märjamaal oled, et tule ometi ära. Aga ma mõtlesin, et kus ma siis ikka lähen. Ja siis tuli Loigu tänaval üks hea tädi Benita, kelle oli väike 2-toaline maja. Ühes toas elas ta ise, teises toas olid juba 2 koolitüdrukut, keskkoolitüdrukut, aga üks diivan oli veel vaba. Sinna läksin mina. Siis tuli, sai valmis maja praegu siin Sauna ja Lauluväljaku tänava nurgal. Siis tuli Laane tänav, Liiva tänav, Välja tänav. Ja pange tähele, kui ilusad nimed on nendel tänavatel, kus ma olen siin Märjamaal elanud. Pargi, Loigu, Liiva, Välja, Laane. Väga ilusad nimed. Ja iga kodukoht on tükikese endast minusse andnud ja küllap mina olengi igasse kodukohta tükikese endast jätnud. Aga mida ma tahan teile kõikidele öelda, eriti noorematele inimestele, uurige, küsige veel nii kaua, kui on kellegi käest küsida oma ellu puudutavaid küsimusi või minevikku puudutavaid küsimusi. Hoidke oma kodusid ja soovin selleks teile kõike head. Aitäh! Noit kirjutas kunagi Tom Sawyeri etendusele loo Laul kodust. Juhatab Tea Paluja, klaveril Grete Koik. Yeah.
täna saavad kõik rääkida kodust. Me palume lavale härra Uno Kiisma. Tuleb tunnistada, et ma olen juba üle 40 aasta vana ja ei seisa hästi meeles. Ma panen paberile kirja ja ma teen lühemalt. Räägi mikrofoni sisse! 3 sõna, et kõik algab kodust, teavad kõik. Ja nii see tõesti on. Kasvasin üles oma vanaema majas. Isa kui Nõukogude korra vastaline viidi 10 aastaks Siberisse, et ta siin pahandust ei teeks ja seal hoolega sütt kühveldaks. Vanaema käest sain pragada, kui ma tooreid sõstraid pudelisse korjasin. Voolu meil ei ole, laulame ilma vooluta. Meil ei ole stepseid ka, näppe ka ei saa panna. Kus on minu koduke, koduke nii armsake. Seal, kus isa emake, sõsar väike velleke. Kus on isa emake, sõsar väike velleke. Seal, kus on mestareke, taare ümber aiake. Kus on tammes taareke, taare ümber aiake. Seal, kus metsad sinavad, pikad põllud lõppevad. Kus need metsad sinavad, pikad põllud lõppevad. Seal, kus minu koduke, koduke nii armsake. Aasta oli 1989 ja sellest aastast oleks võinud Märjamaast saada minu kodu. Mulle pakuti siin tööd, ma töötasin Rapla EPT klubis, aga elasin endiselt ühiselamus. Ja Märjamaa EPT pakkus mulle korterit, 2-toalist korterit ja klubis tööd. Käisin vaatamas, juba andsin lahkumisavalduse, tegin lahkumispeo, küpsetasin pirukaid ja ühesõnaga kõik oli lõpetatud ja siis kutsus Rapla EPT juhataja mind enda ütles, aga miks sa lähed? Ma ütlesin, ma saan saad korteri. Aga me anname sulle ka. Ja andsid on mulle korteri ja nii mul tulemata jäi. Aga nüüd ma olen jälle siin Märjamaal otsapidi ja mulle siin väga meeldib. Kui keegi tunneb, et ta tahaks väga laulda, siis näete, seal need on imelised inimesed, muide, kellega koostööd teha ja kellega talveõhtuid veeta. Suveõhtuid ka muidugi. Aga et uurige järgi, tulge laulma. Väga tore on alati seal. Nii proovides kui kontsertidel helistame ja kirjutame ja saame muidu hästi läbi. Voolu ikka veel ei ole, jah? Siis viidi Siberisse ja edasi on tume maa. Emaga oli pisut teine lugu. Mind õue vitsa järgi ei saadetud, nagu kasvatuslikes kirjatükkides vahetevahel mainitakse. Tema läks ja tõi ikka ise teo ja taguotsa järgi paraja. Nüpeldamiste vaheaegadel hoidis ta oma viimast 5. silmatera hoolega. Ega need poisikese tembud rohkem ka väärinud, kui vits sai valju häält. Aitäh talle tagant järgi selle eest.
pisike poiss, pisikesed patud. Aga tasapisi ta mu aru natukese ühest B-punktist teise sapsis. Tahame ju kõik, et hea seisaks meeles ja halb ununeks. Aga elu teeb siin omad valikud. Nagu ütles üks napsivennast eluteadlane, et tema eelistab siiski Alzheimerit Parkinsonile, sest parem on viinavõlg unustada, kui klaas ümber ajada. Inimesel peab kodu olema. Hoia seda. Võitlus kodu eest kestab kogu elu. Milliseks see kujuneb, see on su enda teha. Sellega oleks ilus lõpetada. Tuleb siiski tõdeda, et muinasjuttudes on kõik lõpud õnnelikud, elus mitte alati. Aitäh, härra Uno. Jätkame siis, nüüd tuleb muidugi selline äge lugu, et ma ei tea, äkki see sööb jälle elektri ära, aga et Olav Ehala on kirjutanud kodulaulu. Mis on kodu? Kus on kodu? Kus on kodukoht? Ma loodan, et Olkut siin ei ole. Meil on see lugu natukene Märjamaa kastmes. Aga laulge kaasa, hakkab meeldima. Aitäh teile.
teie ette saabub proua Reet Saar. Minul on rääkida lugu kodust ja koorilaulust Saaremaal väikeses kohas Orissaares. Kuni 13. eluaastani elasin ma 8 korteriga 2-korruselises majas. Meie maja oli hästi ühtehoidev. Meie vanemad olid enamasti üheealised ja tubli mõniteist pealine lasteparv leidis endale alati palju sõpru ja ühiseid tegemisi. Ka meie vanemad tegutsesid ühiselt. Nad nimelt tegid talgute korras, viisid majja vee sisse ja soojustasid maja välisseinad teppplaatidega. Nüüd, kui ma täiskasvanuna mõtlen selle peale, et miks nad ise seda tegid, kui oleks vist pidanud kohalik võim nii-öelda sellega tegelema, aga küllap see oli lihtsalt asjade kiirendamiseks niimoodi. Ja kui sellised suured tööd olid tehtud, siis majas peeti ikka ühiseid pidusid ja lapsed valmistasid isegi ette eeskava. Ükskord suvel oli meie kodus üks väike koosviibimine, kus söödi kalasuppi ja tunti ennast muidu hästi. Vanemad olid toas, meie lastega väljas. Õues meie maja vastas oli koolivõimla ja internaat, kus suvel majutati turiste või külalisi. Seekord olid sinna tulnud ööbima rahvusmeeskoori liikmed. 3 meeste punt seisis maja ees ja meie seal lastega tiirutasime ringi ja mehed küsima. Oleme nüüd Saaremaal ja tahaks nagu angerjad saada ja kas te teate, kuskil on? Mina lahke lapsena, jaa, meil parasjagu kodus niimoodi täitsa supp valmis ja niimoodi, olge lahked umbes niimoodi. Ja edasise suhtes on mu mälust täiesti must auk. Ma ei tea, kas tuli meile 3 meest, kas tuli 1 mees või kas nad üldse tulid, sest laps läks mingi aeg magama. Ja järgmisel hommikul ma ei tea, kas mulle loeti sõnad peale, et ei ole ilus võõraid onusid koju tuua või oli see siiski, et oli suurepärased külalised. Ma igatahes eelistan mõelda seda varianti, et kui olidki kontvõõrad, siis nad olid vähemalt rahvusmeeskoorist. Uno Naissoo, Mu kodu. Juhatab Maiu Linnamägi, klaveril endiselt Grete Koik. Oh
ilma selle meheta ei oleks Märjamaal ei võimlat, ei rahvamaja ja veel paljusid muid asju. Ja muusikakooli ei oleks. Palume teie ette, härra Rein Unga. Tere, pidulised. Rõõm on olla teie ees ja väike kiitus kulub alati ära ka sellisel vanamehel nagu mina. No, sissejuhatuseks mulle öeldi, et 3 minutit ja räägi midagi, mis sul on meelde jäänud. No, ma pean ütlema, et Märjamaaga olen ma seotud 66 aastat, kuna ma olen vahepeal ära olnud 5 aastat, 4 aastat ülikoolis ja aasta sõjaväes. Aga meelde on jäänud muidugi võib-olla 61 aastat. Ja kui nüüd hakata rääkima kõigest, mis on juhtunud, siis meil kulub ilmselt väga palju aega. Aga üks eredam mälestus, mis mul lapsepõlvest jäi, see on seotud ka Märjamaa ehitusega, mida ma olen oma eluajal kogu aeg siin korraldanud ja aidanud. See sündmus toimus ühel tähtsal kuupäeval, kas see oli siis, kui Gagarin taevasse läks või Marino ansambel laulis. Need mõlemad sündmused kanti üle televisioonis ja meie majas oli õnneks televiisor. Ja üks toimus 61, teine 62. Ja sellel hetkel, kui ma televiisorit vaatasime seal maja rahvaga koos, lõhati meie maja ees veetrassi kraavi. Kuna ma olen sündinud seal Lillepoe vastas, Tiina Lillepoe vastas, Pärnumaate 36, seal on baas, tuli maa peale välja ja seda lõhati, sinna pandi sellised suured plankud peale ja plankude peale kuuseoksad ja siis lasti niimoodi, et toas ahju pealt kukkusid seebid kõik alla. Nii et see oli küllalt selline tugev matakas ja võt see jäigi meelde. Ja nüüd see, et mis aastal see täpselt oli, ma arvan, et siin on terasemaid mälumehi kui mina, võivad pärast mu juurde tulla ja öelda, et kas see oli kumba ürituse ajal see toimus. Nii et edu Märjamaa päevadele ja tore on vaadata, kuidas Märjamaa areneb õiges suunas, küllalt rahulikult peab ütlema ja elu läheb iga päevaga ilusamaks. Aitäh teile! Kõlab Ülo Vinteri kodulaul. Juhatab Grete Koik, klaveril mina.
ma mõtlesin, et ma räägin teile nüüd oma lapsepõlvest ka. Ma olen Rapla tüdruk, tõesti sündinud täitsa Rapla haiglas ja elan siiani Rapla külje all Alus. Aga kui ma olin 3-aastane, sai meie pere Rapla kõige esimesse suurde majja korteri. Mahlamäe 5. Nüüd ta on natukene renoveeritud, aga muidu ta oli kogu aeg vana roosa, kõige esimene maja. Ja meid oli, see anti nagu kõikidele noortele peredele, kellel olid lapsed. 4-kordne maja, issand üle 40 korteri või midagi seal oli. Ja meid oli siis õue peal, niisuguse 2-aastase amplituudiga lapsi kaugelt üle 40. Võite siis arvata, et rahvapalli meeskonnas oli kogu aeg järjekord nii ühel poolel kui teisel poolel. Keda ema õikas ukse või sealt aknast, et tule nüüd sööma, selle asemele olid kohe 3 tükki uuesti minemas. Me mängisime muidugi neid igasugust hukkasid ja asju, siis kõik need ümbert kaudu majad, mina ei tea, ma ei soovitaks sinna kellelegi nagu korterit osta või, sest kui neid ehitati, mis te arvate, kus meie siis mängisime? Pooleli olevat ehituste peal. 3. korruse müüride peal oopi mängida oli igav näge. Keegi alla ei kukkunud, keegi haiget ei saanud. Ja, aga et noh, ütleme, tol ajal ju näts oli ju niukene väljamavärk, ega seda me ei saanud. Siis kõlbas see, mis akende vahele pandi, see kitt, millega aknaid ette pandi, see kõlbas väga hästi, seda sai sealt ära kraabitud, ma ei tea. Paljudel majadel seal veel aknad alles on. Nüüd on renoveeritud, ilmselt on uusi aknaid pandud palju. Ja nüüd läks mõte rändama. Lapsepõlv oli igavesti ilus. Meil oli maja ees mägi. Ma arvan, et see mägi, Mahlamägi, ta võis umbes sama kõrge olla nagu see heinahunnik seal, aga muurest oli hiiglama kõrge mägi. See oli mingi Pumbamaja mägi või mingi niukene, sealt sai talvel alla lasta küll. Ja nüüd see tänav, mis Raplas Mahlamäed pidi alla läheb, kus autod sõidavad, seal oli vanasti, me uisutasime sealt alla ja siis me suusatasime sealt alla. Et ma ei teagi, kus need lapsed tänapäeval suusatavad ja uisutavad, et need teed on nüüd kõik autode käes. Aga tegelikult ega ma väga palju enam rääkida ei taha, me tahaks nüüd laulda. 84. aastal laulis ühe Andres Loikomi kirjutatud armsa koduloo kuulsaks Leila Miller. Ja me nüüd esitame seda. Teile tuleb meelde, laulge kaasa. Koduläte. Seal on taevus
meil on jäänud laulda koos teiega viimane laul. Aga selle laulu ees ma tahaksin lavale kutsuda ühe oma väga ammuse, väga hea sõbra, kes selle laulu kirjutas. Las ta ise nüüd tunnistab, miks ta selle kirjutas. Teie ette tuleb Toomas Voll. Tere, ilusad inimesed. Kas on hästi kuulda nüüd? Ahah, tuleb rääkida mikrofoni, on ju? Ma tulen otse Tokyost, nagu juures oleval pildil näha on. Tere tulemast koju. Ja koju ongi tore tulla. Miks see laul kirjutatud sai? Palvel ma ütlen nii, et kodus on tore olla, kodust on ilus minna, aga kõige toredam on ikkagi sinna tagasi tulla. Ja selle laulu mõte, võib-olla hakkab see isegi kõlama, just sellest nagu räägibki, et me võime ära käia kus iganes, aga kõige parem koht maamunal on. Ja rahvas ütleb, nii, koor ütle selgemalt palun, jah? Nii, aga kuna mul paluti ka natukene meenutusi kodus, siis ma olen sündinud Pärnumaa teises linnas, suuruselt peale Pärnut, Kilingi-Nõmme, ja me elasime 30 meetrit keskkoolist üle tee. Seega, nagu te aru saate, koolis oli väga-väga kauge käia. Aga meil oli õega, kes oli minust 8 aastat vanem, ka üks selline reegel, kuna minu isa oli Kilingi-Nõmme leivakombinaadi autojuht, siis meie kooliminekud ei oleks ühelgi hommikul toimunud vabatahtlikult ja kogu südamest, kui isa leivaautojuhina ei oleks otse liinilt toonud põlevat, veel auravat juubelisaia. Mäletate, niuke toode oli nõukaajal, võib-olla on praegu ka. Rinnakarvad olid tal kärssanud sellepärast, et see valge kittel, mis tal pidi peal olema, sinna alla ta selle ju peitis, ekspediitor tal ometigi ju selle saia väljastas ja põrandaleiva ka. Ja siis, kui meie ei saanud hommikul seda kuuma 50-60 kraadist saia kätte, mille peale läks jääkülm või, siis meie ei oleks kooli läinud. Üks selline moment on nagu hästi meeles. Ema ütles alati, kes oli kaupluse juhataja, teadupärast nõukogude ajal oli ju niimoodi, et kui tööstuskaupade osakonna tädi tahtis midagi minu ema käest, kes oli toidukaupluse juhataja, siis suitsuvorsti latti ei rännanud ennem, kui poiss sai endale näiteks ketsid või säärikud ja niimoodi vahetasid need osakondade tädid seda kaupa ja värki. Ja ütles alati, et jah, et teie peale raha väga ei kulu, sest toatuhvlitega, kui kell heliseb, on ju kohe mõistlik jooksma punuda. See kostis meile tõesti tuppa ära, nii et me olime õpetajad alati klassis. Et väga tore paik elamiseks. Ja siis üks selline naljakas koht ka veel tuleb meelde, ma ennist just mõtlesin seal helitelgi juures, et mida üldse rääkida, aga see oli küll nüüd tore. Ja sellepärast mulle ka kitsed väga meeldivad. Nimelt minu naabermajades lähikonnas, seal minu maja ümbruses olevad lapsed, lapssõbrad olid enamus tüdrukud. Nendesse peredesse ei olnud jumal lihtsalt kinkinud poisslapsi, aga ühes peres ikka üks Peetrikene oli, aga nad oli mõttetult noorem, minust 4 aastat noorem. Ta mõjus nii kuidagi nii olematuna ja mõttetuna ja kui mina olin 8, siis tema oli 4. Aga mida suvel siis tavaliselt nagu tehti? Koguneti ju kokku need naabermajade lapsed ja mängiti, aga meil oli ilus suur hoov, väga ilus hoov oli, hästi rohitud ja hoolitsetud. Me elasime ju keskkooli kõrval pidi olema. Ja siis mängud, ikka mängud, lastemängud, aga kes ma siis olen? Kui Sirje oli arst ja Mari oli ema, siis Tiiu oli näiteks müüja, aga mina pidin olema ju isa. Kuskil pidi isa ka olema. Aga see kestis siis niimoodi päevast päeva, ma olin isa.
ja ma olin kogu aeg, isa mul hakkas see nii ära viskama ja siis ma mõtlesin lõpuks, et ma ütlesin seda kõva häälega ühel mängupäeval siis välja, kui hakkas see rollide jaotamine jälle peale, et sina oled see ja sina oled see, aga sina, Toomas, oled, ei ole, ma võiks korra kitski olla. Vot, niuke värk. Aga nüüd tuleb üks laul, mille tekstiautor on Lii Kuningas. Selle on tõesti viisistanud see onu, kes siin praegu kõneleb ja lauljatele okas kurku. Mina ütlen 1, 2, 3, siis kõik ütlevad Siili sitt ja 1, 2, 3 Siili sitt! Tee veel. Me tahame tänada veel dirigente. Aitäh, dirigent ja koorijuhendaja Grete Kuik. Aiu Linnamägi. Autorile ja põhikorraldajale Tea Paluajale. Aitäh teile, armsad lauljad ja kõik kaasalauljad. Haina kansi,
juba teada saite, oleme me vokaalgrupp Mirt, aga ma tutvustan teile ka lähemalt, kes siia Mirti siis kuuluvad. Sealpool ääres on meie beatboxer Madis Viik. Tema kõrval kohe meie esimene sopran ja Mirdi omaloomingu autor Piret Villeste. Sealt edasi meie tenor Karel Tohv. Minu kõrval on teine sopran Merit Hirvoja Tamm. Minu vasakul käel on meie kõige madalamate nootide laulja, bassimees Andres Alamaa. Ja mina olen alt Elerin Karpin. Naksi aukma, urmi armi, naksi aukma, naksi